head külalised ja kolleegid, mul on südamest hea meel teid siin täna näha sellise tähtsa näituse avamisel ja ka meie uue galerii avamisel. Et nii palju asju on korraga, et ei teagi, mida kõigepealt mainida. Et kas seda, et see galerii, mille Peeter Tooming siis nüüd juba 21 aastat tagasi alustas, on läbinud uuenduskuuri ja saanud uueks igas mõttes, kuid jätkab vanu traditsioone hinnates ikkagi fotokunsti näitamisega. Et ma võib-olla, kuna meil on siin üpriski parav ja siis ma võib-olla kõigepealt alustakski kohe nende inimeste tänamisega, kes on selle tänase kõik võimalikuks teinud. Ma tahaks muidugi esmalt tänada Kaupot, nüüd kiidame siin üksteist, aga tõesti, et Kaupo oli nõus sellele asjale õla alla panema ja olema siis galerii Le uus kuraator ehk siis astuma nendesse nõudlikesse jalajälgedesse, mille siis Peeter Tooming jättis. Vahepeal on neid täitnud väga tublisti Kristel Lukats, keda ma tahaksin ka tänada, kes on tänast Kalju Suure näitust aidanud ette valmistada. Ja ma tahaksin tänada eelkõige kolleege Kallet ja Aavot, kes on väga suuresti panustanud siia galeriisse, et see selline välja näeb. Meil on uued valguslahendused. Galerii on kõik, näete ise, saanud uued siinid ja kõik on tänapäevane ja moodne nii-öelda. Ja siis ma tahaks tänada veel Lennartit, ma ei tea, kas Lennart kuskil seal paistab, kes on olnud samuti väga abivalmis. Leod, Liiliani, kõiki, kes kaasa aitasid, Annet. Ma arvan, et mul jäävad siin nüüd niimoodi hääle värisedes ja see protsess on tõesti olnud selline pikk ja ma tahaks kogu oma meeskonda samuti tänada, kes selle perioodi väga hästi vastu pidasid, sest remont tihtilugu, Merikest ja Riitat muidugi ka, tihtilugu on selline natukene pinget kruviv protsess. Ja ennekõike tahaksin aga ma tänada Linnamuuseumi direktorit Kalmar Ulmi, kes meie ideega väga hästi kaasa läks ja kes oskab hinnata seda fotomuuseumit ja fotokunsti kohta tänapäeval, ja kes meid ka läbi kõikide nende tegemise pingete toetas, et aitäh selle eest. Aga tänane õhtu on siiski pühendatud Kalju Suurele, kes meie seast lahkus siis eelmise aasta lõpul. Et esimeses, ütleme, galerii esimene näitus on siis väga sobivalt Peeter Toominga kaasaegse ja ka hea sõbra Kalju Suure retrospektiivnäitus. Ma annaksin sõna Kaupole, kes on siis uus kuraator ja kes on selle näitusega olnud tegevet. Hästi. Uudiste ankrud niimoodi. Jah, tänan kõiki, kes tulid kohale ja tänan juurde ainult Peti tohutule nimekirjale. Loomulikult liitun selle tänuga kahte sõpra, Andres Toodot ja Tiina Mõnistet, kes on minu praktikant ja kes viimastel päevadel tohutult palju aitas, et kõik see ülesse saaks. Ja kui võib-olla muidu tundub, et mis see siis ikka on, et paned pildid rippuma, siis tegelikult ma küll proovisin oma viimaste aastate märksõnana õige aja planeerimine mu kalendris, siis ma siiski suutsin eksida umbes 3-kordselt selle aja hindamisega, ehk siis hindasin selle 3 korda lühemaks selle aja, kui see tegelikult kulus. Nii et tänamistega on ühel pool ja liitun tõesti kõikide nende tänudega, mille Peti juba lendu lasi. Ja teen lühidalt ainult mõned sõnad, kuna kõik teame, väga moodne on diskussioon siis selle betooni raha paigutamise ja nii-öelda vaimu raha paigutamise dialoogi ja kuidas öelda proportsioonide kohta, siis kui Peti rääkis, et see on suurepärane, et me saime selle galerii korda, siis loomulikult see on üli suurepärane, aga vaimu poole pealt veel suurepärasem on see, et meil on selleks aastaks siia sisse
mida näidata, ehk siis me oleme täitnud selleks aastaks selle galerii sisuga. Nii et selle üle mul on tõeliselt hea meel, et aasta lõpuni on siin tulemas pärast Kalju näitust väga kõrge kvaliteediga, väga huvitavad eriilmelised näitused, mille kõigi märksõnaks on fotograafia kui meediumi kesksus, ehk siis need ei ole sellised kontseptualismi näitused, kus foto on pelgalt üks kõrvaltegur, vaid nad on kõik esteetiliselt nauditavad, nad peavad kõik jätma hinge mingisuguse jälje, eriti ajal, kus nagu kõik uudised, mis väljapoolt tulevad, on sellised miinusmärgiga, siis loodan, et sellest galeriist saab siin justkui selline väike oaas, kus saab mingisugust teistsugust emotsioonide paletti täiendada nende emotsioonide rikastamiseks, mis väljaspoolt tulles kipuvad kogu aeg negatiivsed olema. Nii et mitte see ei tähenda seda, et kõik hakkab kogu aeg hirmus ilus olema, aga samas kindlasti ei tahaks ka seda, et näituse külastaja tuleb näitusele ja lahkub nõutuna. Ehk siis, et igal juhul, et oleks peale nõutusega mingeid muid emotsioone. Nii et tõesti järgmisena tuleb meil Iraani ülitunnustatud sõjafotodokumentalisti portree näitus, mis on absoluutne maailma tipptase ja sealt edasi juba eestlased Peeter Sirge, Karel Gravik, Birgit Püve portreed, kaksikute portreed ja nii edasi, nii et selleks aastaks on väga põnevaid projekte tulemas lisaks. Aga tulles Kalju juurde tagasi, siis tegelikult Kristel, kes täna ei räägi, Kristel on hääl kähe ja tervis pole päris kõige parem, aga Kristel on siin meiega koos, mille üle mul on äärmiselt hea meel. Kristeliga koos me selle mõttega alustasime ja Kalju tööd on pärit enamasti fotomuuseumi kogust, aga ka Tallinna fotoklubi kogust, nii et Kristel tõi mõned väga huvitavad tööd, just näiteks ka näituse kõige esimese töö, ehk siis Kalju ühe üldse esimese nii-öelda avalikult võistelnud töö siia näitusele. Nii et suur tänu Kristelile ja mul on väga hea meel, et see teoks sai ja tegelikult ausalt öelda kihvt on mõelda, et see sai teoks tegelikult täpselt nii, nagu alguses plaanis oli. Et üldiselt plaanid kippuvad ikkagi nagu ajas muutuma ja transformeeruma millekski muuks, aga sai teoks täpselt nii, nagu alguses tundus, et võiks saada. Ja kuivõrd minu roll ei ole siin midagi muud kui tehniline töö, piltide valimine, selle galerii korda seadmine ja sellise narratiivi tekitamine. Ja kuna nagu me kõik teame, Kalju ise meie hulgast lahkus, siis mul on nii-öelda väga suur hea meel tõdeda, et on olemas järjepidevus ja minu kõrval siin seisab Sadu, kes on Kalju lapselaps ja kes õpib samuti fotokoolis. Ja ma pigem nagu selle nii-öelda isikliku mõõtme andmise ehk siis Kaljust mõne sõna teile rääkimise annaksin oma käest teatepulga üle Sadule, kes äkki pigem siis nii-öelda meenutades Kaljut mõne sõna ka toob sellise isikliku touchi siia juurde. Aitäh! Nii, kõik tänud on juba esitatud, et mina olen siis Sadu ja olen Kalju lapselaps. Mida ma tahtsin rääkida on, et mis rollid Kalju elus olid. Eelkõige teatakse teda kui fotograafi. Mõned teavad teda kui Don Juani, kes oli alati naiste käe suudleja ja kommide jagaja, komplimentide jagaja. Ja mõned teavad teda ka jõuluvanana, aga mul oli ta siis vanaisa. Ta ei olnud üldse tavaline vanaisa. Ta oli hästi palju tööl. Ja ma nii-öelda ei saanud tema põlvel istuda ja muinasjuttu kuulata. Selle asemel me mängisime malet peaaegu iga õhtu. Ja miks ta mulle malet õpetas, oli see, et ta ütles, et tänu sellele sa oskad 2 sammu edasi mõelda. Ja ma arvan, et ta ise mõtleb ka oma piltides 2 sammu edasi. Eriti tänava fotograafias, et ta nagu oskab mõelda, mis võib järgmine hetk toimuda ja tabada just selle hetke siis, selle õige hetke. Ja kuna ma sündisin juba sellisesse koju, kus oli köögis pimik ja Lego tasemel mängisime filmirullidega, siis ma alguses ei osanud hinnata seda keskkonda või kus ma olen. Ma ei armunud fotograafiasse nii-öelda sünnist peale, aga ma avastasin selle enda jaoks hiljem ja siis ma hakkasin ka vanaisa töid teise pilguga vaatama. Mitte ainult seda, mida tegi mu vanaisa, vaid mida tegi suur kunstnik sõna otseses mõttes. Aitäh, nii et vaatame äkki kõik koos siis. Aitäh siis Sadule ja ma küsin, et kas kellelgi on soovi veel? Siin on palju